Näidisülesanne B. Peale kahe laenguta keha hõõrdumist laadus üks keha pluss 0,32 pikokulonilise laenguga. Mitu elektroni see keha endaga liitis või loovutas? Mis juhtus teise keha laenguga? Mis juhtus teise keha elektronide arvuga? See on ülesanne, mille lahendamiseks saame ja peame kasutama siis elektrilaengu jäävuse seadust. Ja nii nagu jäävusseaduste puhul ikka, on siis mõistlik kirjeldada ära olukord enne mingit sündmust ja olukord pärast mingit sündmust. Enne mingit sündmust on meil siis kaks keha ja on öeldud siis, et need on laenguta kehad. Ehk siis esimese keha laeng on 0 ja teise keha laeng on 0. Nüüd toimub sündmus ja selleks sündmusteks on siis kehade omavaheline hõõrumine ja meile on siis öeldud, et esimene keha omandas peale hõõrdumist laengu 0,32 pikokulonit ja rõhutame siis, et see on positiivne laeng. Ja nüüd küsitakse siis meie käest seda, et milline on teise keha elektrilaeng. Küsitakse seda, et mis juhtus esimeses kehas sisalduvate elektronide arvuga ja mis juhtus siis teises kehas sisaldunud elektronide arvuga, ehk siis kas siis elektronid tuli juurde või läks vähemaks. Kuna siin on siis öeldud, et toimub elektronide vahetus, siis on mõistlik panna kirja ka selle ühe elektroni laeng, ehk siis see negatiivne elementaarlaeng. Ja pikokulonid tuleks siis teisendada kuloniteks. Piko on siis 10 astmes miinus 12. Ja võtame siis kõigepealt käsile selle esimese keha ja küsime siis, et mis juhtus esimese keha elektrilaenguga. Ehk siis me peame hilisemast laengust lahutama parajasema ja kuna algne laeng on meil ju võrdne nulliga, ehk keha oli elektriliselt neutraalne, siis selle keha laengu muutus on võrdne keha poolt omandatud elektrilaengu suurusega. Selle teisest küljest me teame, et keha elektrilaeng sõltub sellest, kui mitu elektroni kehasse lisati või ära võeti ja neid kahte avaldist siis omavahel võrreldes
saame teada, mis juhtus elektronide arvuga selles esimeses kehas. Nii et me peame siis avaldist jagama ühe elektroni laenguga ja nii saame siis teada, et 0,32 korda 10 astmes miinus 12 tuleb jagada 1,6 korda 10 astmes miinus 19. Ja vastuseks saame siis miinus 2 miljonit. Eks ole? See miinus siin tähendab siis seda, et see esimene keha selle hõõrdumise käigus peab need elektronid loovutama. Nüüd küsimus, mis juhtub teise kehaga? Loomulikult me ei peaks ju siin mingit väga ranget matemaatikat rakendama, sest teame ju seda, et hõõrdumisel laaduvad mõlemad kehad, kusjuures nad saavad sama suured, aga erimärgilised laengud. Aga näitame siin nüüd ka arvutades, et see lause paika peab ja selleks saame siis kasutada elektrilaengu jäävuse seadust, mis ütleb siis seda, et summaarne elektrilaeng enne hõõrdumist peab olema võrdne summaarse elektrilaenguga pärast hõõrdumist. Meie olukorra teeb mõnusamaks see, et need kaks algset elektrilaengut on võrdsed nulliga ja järelikult ka pärastiste elektrilaengute summa peab olema võrdne nulliga. Ja kahe arvu summa on 0 siis, kui tegemist on vastandarvudega. Ehk siis, kui esimese keha elektrilaeng pärast hõõrdumist oli pluss 0,32 pikokulonit, siis teisel peab see laeng olema miinus 0,32 pikokulonit või siis kui põhiühikutes, siis korda 10 astmes miinus 12. Nüüd jääb üle tegelikult näidata veel seda, et kui esimene keha loovutas 2 miljonit elektroni, siis teine peab need elektronid saama. Selleks on nüüd kaks võimalust. Üks on siis rakendada täpselt sama mudelit, mida me rakendasime esimese keha jaoks. Ehk siis saame kõigepealt teada, et keha laengu muutus on võrdne siis selle keha pärastise
elektrilaenguga ja kasutame siis seda teist valemit, saamaks siis teada, et see osakeste arv, mis siis kehas muutub, on pluss 2 miljonit. Aga elektrilaengu jäävuse seadus kõlas ju nii, et elektrilaengut ei tule juurde ega lähe ära, mis sama hästi tähendab seda, et elektrone või mis tahes muid elektrilaenguid laenguga osakesi ei tule juurde ega lähe ära. Ja nii võib siis selle sama elektrilaengu jäävuse seaduse panna kirja ka siis osakeste arvude muutuste kaudu. Ehk siis kui esimese keha osakeste arv muutub, teise keha osakeste arv muutub, kolmanda keha osakeste arv muutub, siis kõigi nende muutuste summa kokku ei tohi erineda nullist, sest osakesi ei tule juurde ega lähe kaduma. Ja järelikult oleksime me võinud selle meie ülesande teise poole või viimase küsimuse, ehk siis mis juhtub elektronide arvuga teises kehas, vastamiseks kasutada ka siis seda elektrilaengu jäävuste seaduse kuju, mis ütleb, et osakeste arvude muutuste summa kehades peab olema võrdne nulliga ja kuna kahe keha puhul summa võrdsus eeldab, et tegemist on vastandarvudega, siis saamegi ka siin vastuseks, et teise keha osakeste arvu muutus peab olema pluss 2 miljonit, ehk see pluss siin tähendab, et kui esimene keha loovutab 2 miljonit elektroni, siis teine korjab need 2 miljonit elektroni piltlikult öeldes üles.